Eesti Esu. Tere, head Eesti Esu kuulajad, vaatajad. Tere, Kristiina Merimaa. Tere. Kuulajate ja vaatajate vahel läheb loosi selline Kristiina kinkekaart, kus siis toimub üks mängusessioon, kus on teraapiat, nõustamist, mängimist ja kõike. Jätke siia video alla kommentaar ja vastake küsimusele, mis on teie lemmikmäng elus. Ma võin öelda, et minu lemmikmäng on 4 ruutu vist. Kunagi oli siuke mäng, mida sai 4 mängida, see oli siuke jalgpalliga punktide peale. Mis sinu lemmikmäng on, Kristiina? Ma praegu mõtlengi, et praegu, mis ma mängin, on see minu loodud mäng on ju. Üksi isegi mängin seda vahel, et saadagi selgust oma elus. Kui midagi on nii üldse arusaamatu, siis ma kohe saan selgust poole tunniga. Aga niimoodi lapsega näiteks mulle hästi meeldib mängida see Frozen, selline mäng, kus tuleb nagu koguda ühte, nagu 4 ühesugust kaardi. See vaata see Frozen, see on see tüdruk multikas, vaata, see Elsa, Anna. No, kes teavad multikat, siis nad teavad. No, mulle meeldivad sellised tähelepanumängud, mingid kogumismängud, kus sa kogud, memod meeldivad mulle, kunstimängud, kus sa pead vaatama ja siis vastama nii mitu, mis maal see on, mis aastas on, sellised. Mulle ka hästi mängu, nüüd mul tuli teine lemmik meelde, selle mängu nimi oli Vangla ja seda sai mängitud maal, kus siis me panime kuivkäimlasse 11 kinni, see oli nagu vangimaja. See oli jube lõbus. Aga Kristiina... see on nagu need põgenemistood praegu, on ju? Teil oli siis juba see. Ja, seal oli veel üks trikk, kuidas sa said siis selle ukse nagu lahti, et sa pidid ajalehe keerama siukseks väikseks rulliks ja siis sai nagu vanglast põgeneda. Kristiina, kohtusime juhuslikult Schnelli pargis ja siis ma lugesin sinu kohta väga põnevat infot. Tantra, astroloogia, numeroloogia, Nekrassov. See on kogu nagu selline kõik sõnad, mis on tänapäevase spirituaalsuse ja sellise nii-öelda mõtteviisiga seotud. Kõik sõnad olid seal kirjas sinu kohta, et mingi hetk sa siis läksid sellele teele, aga räägi, kes sa oled ja mis sa teed? No, kust ma alustan? Kui kaugelt? Alustan kõige algusest. Kunagi ma sündisin Pelgulinna sünnitusmajas on. Et see läheb hästi pikalt, kui ma hakkan kõike rääkima. No, ma lugesin sinu koduleelt siis sellist infot, et sa töötasid pikalt pangas. Ja selliste inimestega ma olen varem ka rääkinud, kes on justkui töötanud sellisel hästi tavapärasel ametniku kohal või kontori kohal siis on ju. Ja järsku avastanud mingi muu maailma ja jätnud selle nagu täiesti seljada. Et võib-olla räägi sellest, et kuidas sa panka tööle jõudsid ja mis hetkel sa siis pangast otsustasid ära minna? Jaa, et minu jaoks ei olnud järsku, et minu elus, minu puhul oli kõik nagu selline järjest, selline hästi nagu kuidagi loogiline või nii. Et kui ma lõpetasin ülikooli kunagi sisekujunduskunstnikuna on ju, siis ma natuke töötasin selle alale ja siis ma tundsin, et see ikkagi ei ole päris see. See on hästi suke tead nii palju detaile, sa pead igast pistikuid, igast asju nagu valima, see on nagu hästi keeruline ja kontrollima, see nagu nii. Siis ma mõtlesin, et ma nagu tahaks midagi muud ja mingil hetkel ma läksin Londonisse oma tolleaegse nagu noormehega on ju. Läksime sinna elama, ta sai seal tööpakkumise ja siis mina olin seal ühes sellises väikses butiikis, siis Oxford Streetile nagu töötasin seal. Ja võt seal Londonis hästi keeruline oli avada pangaarvet. Ja ma sain abi minu noormehe isalt. Sul peab olema mingi inimene, kes on panga klient, hästi vana, hästi hea ja tuntud klient on ju panga jaoks. Ja siis tema kaudu sa saad selle nagu soovituse ja siis nad avavad selle arve. Nii, ja siis nad avasidki mulle selle konto ja ma käisin seal mingid, siis oli vanasti need tšekid mingisugused ja kogu aeg mingi käisin ja vaatasin, et nad olid nii tublid seal Londonis, ma ei hakka panga nimetama igaks juhuks, nad olid alati nii sõbralikud, nii jutukad ja ma kuidagi sain selle energia sealt, et vau, et see on nagu vahva, siuke nagu vaata need tellerid, mis need seal olid, nendega ma suhtlesin. Nad olid läbi klaasi alati Londonis, et sa ei saanud neid nagu puudutada, mitte midagi.
Ja siis ma tulin Eestimaale tagasi, läksime lahku noormehega, tulin tagasi ja siis mõtlesin, mis ma siis nüüd tahan teha. Ja tuligi see mõte, et kandideerin Telleriks Swedbanka ja hakkasingi seal nagu töötama ja esialgu oligi huvitav aga vaatas, et on ikkagi siuke üksluine ja suht pingeline ja tead siuke ühtemoodi. Veel hetkel ma siis läksin ettevõtete pangandusse, siis töötasin suurte ettevõtetega, see oli juba teistmoodi huvitav. Ja siis mingid siuksed asjad hakkasid juhtuma, mis siuksed ebameeldivad asjad, mis hakkasid mulle mingid siuksed valed ja nii ja siis ma nagu hakkasin liikuma sealt ära ja siis läksin teisse panga ja seal jälle mingi jama ja siis nagu elu näitas mulle, et lõpeta ära need pangad, Kristiina. Oota, see jama oli siis mingi selline kontori ussitamine või? Et jama ei olnud otseselt seotud minu käitumisega, et mina nagu ei teinud mitte midagi, otseselt on ju. Aga keegi midagi kellegile rääkis ja siis mulle räägiti ja ühesõnaga oligi vale, mis minu kohta räägiti. Aga siis, kui ma nagu sain aru, et see oli vale, siis juba oli hilja, vaata, saad sa aru, et üks inimene inimene valetas minu kohta, nagu saad sa aru, kasutas teist inimest, et minu kohta valetada. Kontoridraama ühesõnaga. No jah, back-office'i draama. Mis toimub Eesti pankades. Just, et siuke väga kole. Muidugi ma olin hästi šokis ja siis ma pikalt olin stressis, aga siis ma läksin teistesse pankadesse, proovisin seal oli ka üks jama ja siis ma otsustasin, et ei, nüüd ma lähen ära pangast, see oli 2010, ma arvan. Ja siis ma 11 ja siis ma olin siuke 3 kuud, mitte midagi ei teinud, ma mäletan, lihtsalt vaatasin, mis ma tahan. Ja siis mul tuli meelde, mulle meeldib õpetada keeli, sest et kui ma olin 17, minu eesti keele õpetaja andis mulle esimese õpilase. Ma olin 12. klassis õppisin, ja ma sain esimese õpilase ja temale õpetasin eesti keelt, et tema lõpetaks 9. klassi. Tema oli siin 3, poiss. Ja siis see oli selline minu esimene töö, ütleme nii, on ju. Ja ma armastasin hästi inglise keelt, siiamaani hästi armastan ja see oli teine, mida ma nagu õpetasin ja ma hakkasingi õpetama lastele peamiselt ja ka täiskasvanutele. Et see oli selline mõned aastad, siis ma abelusin ja rasedaks ja peale seda, kui ma lahutasin 2016-17, siis tuli minu ellu see tantra. Eneseareng tuli 2010, ma hakkasin uurima kõik asju. Vaata, kõik see Nekrasov ja see oli kõik 2014, aga 17 ma hakkasin juba ise pakkuma nagu terapeutina teraapiaid, koolitusi ja nagu läksin niimoodi inimesi aitama juba. Kristiina, selgita mulle ära, mis asi on tantra, sest mina sellest midagi väga ei tea, mina tean, et see on mingi tohutu 9-tunnine seksimine või midagi sellist, nagu nii palju ma olen sellest kuulnud, aga mis asi see on? Jaa, kusjuures mul just viimati käis inimene nõustamisel, üks mees tuli ekstra Viljandimaalt nõustamisele, ta küsis sama küsimust nagu sina. Kristiina, mis see tantra on? Ja ma ütlen sulle sama, mis ma talle ütlesin, et võib-olla kellegi jaoks võib-olla see tõesti on 9-tunnine seks, aga tegelikult tantra ei ole 9-tunnine seks, võib-olla osa sellest, see on mingi selline väike osa. Tegelikult tantra on see filosoofia, see õpetus, iidne õpetus, mis õpetab meile, kuidas me saaks iseendaga kontakti, oma hingega kontakti, kuidas me saame tasakaalu, kuidas me saame selle meele rahulikuks, et vähem mõtteid ja oma keha tundlikumaks selles mõttes, et ei pea selle kogu aeg kohkama ja seksima 9 tundi, aga et sa nagu tunned nagu oma keha, sa tunned, et valutab miks nii ja siis seda peab tegema, et sa tunned oma keha, sa oled temaga nagu sõber, sest keha ju toetab meid, on ju, keha ju aitab meid. Et ühesõnaga tegelikult see on mingi õpetus, ei ole otseselt seksimisega seotud? Ei ole, see ongi, et ühendus iseendaga ja see ülemine tantra nagu top on see, et ühendus jumalikkusega ehk universumiga, jumalaga. Et sa saad nagu, see on nagu see, ma arvan, et see seksi mõttes on see, et seksides oma armsama inimesega, keda sa armastad, on ju, sa jõuadki sinna, et selles ühenduses sa tunnedki ennast niivõrd suurena ja niivõrd sa ühendud selle jumalikkusega siin, ma ei ole kogenud, ma ei oska sulle rääkida, aga ma arvan, et see seksi pool on see pool. Kui sa sulandud, ei ole seda egot seal, anna mulle, mina sulle nii, et lihtsalt üks on üks ja sa isegi unustad ennast sinna, sa ei mõtle midagi.
ei ole mingit tehnikat, aeg kaob ja mõned inimesed, ma olen kuulnud, nad nagu tunnevadki või näevad nägemisi nagu seksi jooksul, et noh, mingid selliseid pilte või valgust või no ma ei tea. Aga see on nagu nii väike osa see seks, et peamine on meil see pea, mis nagu hästi paljudel nagu on hästi probleeme täis. Tegeleme sellega ja tegeleme oma vaimuga, südamega, on ju. Kehaga ka, on ju. No ma olengi aru saanud nii palju, et see kõik see jumalik hetk, mida sa praegu kirjeldasid, et sa ei mõtle, sa oled mingis ühenduses, inimesed saavutavad selle orgasmi ajal mingi paariks sekundiks, on ju. Ja siis ma olen nii palju aru saanud, et tantra üritab seda paari sekundit nagu mingi hästi pikale ajale välja venitada ja mingisugust, ma ei tea, mis iganes, hingamisharjutuste ja asjadega, on ju. Aga see siis... Ärme sellest räägi, ja kuna mina ei ole niimoodi kogenud, et orgasmid on erinevad, isegi tavaorgasmid on, siuksed naistel võivad olla ka minut, 2 ja nii, meestel on lühemad, aga ma arvan, et see ühendus ei ole ainult orgasmi nagu hetkel, kindlasti siis ta on kõige suurem, sest orgasm on ju kõige suurem rõõm, teatud mõttes meie keha jaoks on ju, siis keha lõdvestub täielikult ju. Ja siis kaovadki need mõtted ja kõik ära, on ju? No jaa, see on tavainimesele ainuke hetk, ütleme nii. Aga kui sa mediteerid ja tegeled endaga, siis sul on kogu aeg pea tühi, vaata. Kogu aeg on sul mõtteid ei ole. Siis sa oled nagu see Homer Simpson, kelle peas on see ahv, kes lööb 2 taldrikut kokku. Jaa, aga mina arvan, et see ühendus on kogu selle vahekorra jooksul, mitte ainult orgasmi. Mina nagu näen seda, et inimesed nagu tunnetavad ja neil ei ole seda nagu tavaseksis, et teeme nüüd nagu, nüüd on tehtud, nüüd läheme laiali või nagu, aga just, et kas nii või tead, nagu, mis sa tunned või et võib-olla mõni isegi nutab, mõni võib-olla naerab. Et on selline sügavam protsess, see on selline nagu tead, vestlus või sõnadeta võib-olla ka, ma mõtlen see vahekord. Et mitte orgasm on oluline ainult, see protsess on oluline. Et sa saad seal olla vaba, sa saad olla seal sina ise, sa räägidki, mis sa tahad, et sa ei pea mõtlema, et oi, ma ei või. Paljudel on vaata see mure, et nad ei tohi, nad ei tohi, nad kardavad rääkida oma partnerile oma soovidest. Ja vaata, kui sa kardad, sa ei saa ju olla ehtne seksis, sul on hirmud ju, vaata. Kuidas sa saad olla üks? Sa ju kardad seda inimest. Äkki sul on nii perverssed soovid, et häbi on? No jaa, aga need on sinu soovid ja kui see on sinu inimene, siis ta mõistab sind ja ta võtab sind omaks. Ta ei pea täitma sinu soove, aga ta ütleb, et okei, need on sinu soovid, need on okei. Aga ma ei saa kahjuks neid sinuga realiseerida näiteks. No ja ongi kõik. Aga sa oled julge piisavalt, sa oled piisavalt enesekindel. Sa tead, et see inimene võtab sind vastu, aga enne kõike sa pead olema julge iseendaga, et sa ei karda, et sind nagu tõugatakse eemale, et öeldakse ei, et mine ära, et ma ei armasta sind. Et me kardame just seda, sellepärast me ei räägi oma soovidest nagu. Teine märksõna, mis siin ka välja tuli, on Nekrassov. Ma olen seda nime hästi palju kuulnud, ma ei ole ise otseselt tema õpetustega väga kursis. Ma olen mingi ala Wikipedia artiklit lugenud või midagi sellist. Selgita ära, mis on Nekrassovi õpetuse selline alustala? Tema on kirjanik, ta on praegu juba 74, varsti saab 75, üpris juba inimene on juba täitsa eas, täitsa kogenud. Ja mina õppisin temal ja ma olin temal 3 aastat tööl, ma olin nagu coach või selline enesearengu juht tema juures 3 aastat. Temal on ülikool, kus ma siis nagu olin nõustaja nagu nendele õpilastele. Iga inimene õpib seal umbes 90 kuud, on teatud teemad, mida läbitakse, isiklik areng, paarissuhe, sugulastega suhted ja nii edasi, raha ja töö. Ja siis need teemad, et sellega tegelesime tema nagu, ütleme ülikoolis. Miks tema mind huvitas, see oli see, et ma lugesin tema raamatut kunagi 2013, kui ma alles abiellusin ja ma olin ka nagu mõttes, et kuidas, mis ja siis mulle meeldis see, et tema kohta, tema ise ütles, et mina olen õnnemeister, õnneliku elu meister. Ja ma seda lugesin, see kõnetas mind, et vau, ma tahaks ka olla õnneliku elumeister. Ma tahaks ka olla, teada, kuidas, olla õnnelik, teada, et kuidas olla õnnelik. Siis ma läksingi tema juurde nagu õppima ja siis töötama. Et põhimõtteliselt temal on siis, ma tea, kogu elu õpetus, kuidas suhelda oma naisega, sugulastega, tööandjatega ja nii edasi. Ja millest tema õpetus siis põhiliselt seisneb?
No põhiline on... Kuidas olla õnnelik siis? Põhiline on see, et sa paned ennast ütleme, et igaüks on meist planeet, on ju. Sina oled üks planeet ja mina olen üks planeet, üks universum, on ju. Et igas inimeses on suur universum. Ja siis, et sina tead seda ja sa paned ennast number 1, et sa oled oma elus number 1. Et see on oluline. Et see on kõige hästi paljudel inimestel probleem, nemad on 5. kohal. Et see õiged eluväärtused, õiged prioriteedid, see on oluline, mis tema räägib. No vähemalt see, mis mina endale võtsin. Et kuidas looduses on, et kuidas linnud elavad, kuidas lõvid elavad. Et miks nad on õnnelikud, nemad ju ei sõja, nemad ju ei karju, nemad ju ei lahuta, nad ei abiellu ka on ju, aga et kuidagi neil on teistmoodi on ju, kui meil inimestel. Nemad sünnib üks lõvi, ta on väike lõvi, ta mängib, ta sööb, on ju. Ema hoolitseb ja isi hoolitseb tema eest. Temal on kõik olemas, ta on õnnelik, on ju. Siis tuleb kool, siis tuleb ülikool ja nii edasi, surutakse, tahetakse seda. Okei, see lõpeb, mingil hetkel kõik see lõpeb jama, siis me otsustame ise, mida me teeme, kus me töötame, on ju, üldjuhul on ju, on nii. Kui sa kuulad oma südant, siis hakkad otsima endale paarilist mingil hetkel, on ju. Kaaslast, abikaasad, mida iganes partnerid. Siis on see teine oluline asi, oluline punkt, ütleme nii, prioriteet sinu elus. Okei, nüüd ma leidsin omale paari, tema elab siin emaga, mina elan siin oma emaga, isaga. Nüüd me siis tahame kokku kolida, on ju, ühel hetkel, kui tahame. No siis tekib see pesa, et see kodu prioriteet on number 3. Ja nii edasi, siis meil on pesa olemas, kodu on olemas, elame koos, kõik on hästi. Mõtleme nüüd, me oleme nii õnnelikud, oskame üksteist armastada, tahaks veel kedagi armastada, tahaks lapsi. Siis luuakse lapsed, siis on see 4. prioriteet ja nii edasi. Oota, number 1 oled sa ise, kes number 2 oli? Paar. Sinu paar. 3 on kodu. Just, kus te elate? Et te kogu aeg vaatate, et kas kodus on kõik hästi, kas me oleme õnnelikud, kas midagi ei häiri meid siin, et see on hästi oluline, et me oleks tasakaalus. No loomade ja inimeste vahelisele erinevusele ma olen väga palju mõelnud. See, miks loomad on, esiteks nad on robustselt ratsionaalsed, et loomadel ei ole, ma ei tea, emotsioone või nagu sellisel kujul, et räägitakse küll, et elevant nutab taga oma surnud sugulast, on ju. Ilmselt mingil määral on, aga selles mõttes ta ei jää teda nutma taga, kui tal näiteks kõht tühjaks läheb, on ju, siis ta läheb, otsib süüa. Aga mulle tundub, et seal on inimeste loomade suur erinevus on selles, et neil ei ole eneseteadvust sellisel kujul, nagu meil on. Et neil mingi teadvus on, aga neil ei ole nagu eneseteadvust või sellist ego põhimõtet, nagu meil on ju. Et kui loom vaatab, lõvi vaatab sinna veepildist, vaatab ennast, on ju, et siis tema nagu ei saa aru, et aha, see olen mina ja mul on kõige ägedam lakk ja mis iganes on ju. Et selles mõttes mulle tundub see paratamatu, et inimene ei saa ennast panna number 1. Või siis teisest küljest ma olen kuulnud satanistlik õpetuste järgi, seal on täpselt see sama õpetus, et sina pead olema number 1, siuke robustne egoism. See ei ole egoism, vaata. Sa ei alati tead, et lennukis panes rihma ja siis pane teisele, et kui sa armastad ennast, hoolitsed oma tervise eest, oma vaimse tervise eest, siis sa oled õnnelik inimene ja jagad teistele ka seda oma partnerile, lastele, ühiskonnale. No, ühesõnaga, ma saan sellest poolest ka aru, et sa ei saa kedagi aidata, kui sa ise oled ise haige ja varsti kõik on ju. Just. Aga milline see Nekrassovi ülikool üldse välja näeb? Et kas see on mingi, sa registreerid ennast kuhugi, on see mingi veebiõppe, sa lähed kuhugi koha peale või kuidas see käib? Ma isegi ei tea, kas tal praegu on, ma arvan, et kindlasti on. Mina lõpetasin temaga koostöö umbes 21 aastal on ja siis ma läksin nagu teist teed mööda. Ja, et sa registreerid seal online, selles ülikooli maksad umbes 1500 eurot selle aasta eest ja siis läbid kõik need kursused. Sul on olemas see juht, enesearengu juht, nagu mina olin, kes iga kuu räägib sinuga ja juhendab sind. Ja siis sa saad käia nagu koos viibimistel koos Nekrassoviga, 1 kord aastas on suviti igast väljasõidud, kus tema siis teeb koolitusi ja räägib nagu sinuga ka, vastab sinu küsimustele, kui sa tahad. Et seda pidi. Ja loed tema raamatuid ja paljud raamatud on tasuta, nii eesti keeles on ka raamatuid, kes tahab lugeda.
ja tunned sa, et sinu elu on nagu tema õpetustest siis tingituna täielikult muutunud? Ja. Vot need prioriteedid ja teatud asjad ma nagu sain lahti teatud nagu süütundetest ja mingitest solvumistest, vaata paljudel meil on ju vanemate kohta mingid solvumised, ekspartnerite kohta me nagu mingid halvad tunned, emotsioonid nende kohta. Ma sain nagu nendest lahti, ma sain teada, et mina tegelikult valisin kõik ise, et ma vastutan kõige eest ise. Mul ei ole kedagi süüdistada. Et vaata, ma sain andestada, ma sain vastu võtta, see oli minu jaoks hästi oluline. Sa saad nagu hästi suure kergenduse. Kui sul ei ole enam nagu vaata, et sa kannad mingid kivi, et näed, see on halb, see on halb, see on halb. See on väga raske. Sa lihtsalt siis muutsid oma ellu suhtumist põhimõtteliselt või perspektiivi. Ja see negatiivne suhtlemine, see tead selline kannataja roll, see nagu kadus ära, see ohvri roll, vaata, mida paljud nagu elavad, on see ohvri roll, mida nagu valitakse, või siis see looja roll, vaata, sa oled oma elu peremees, sa valid ühe nendest tavaliselt. Positiivne maailmavaade ja negatiivne maailmavaade. Aga kui sa ütleksid, et sa said aru, et sina vastutad kõige eest, siis näiteks kas see jama, mis seal pangakontoris juhtus, sa ütlesid enne, et see ei olnud sinu süü, aga kas põhimõtteliselt siis ikkagi sina vastutasid selle eest? Ja sellepärast ma pärast olin nii rõõmus, et ma saingi aru, et tegelikult see kõik, mis juhtus, oligi vaata minu poolt tellitud, enne kui me sünnime siia maa peale, me tellime kõik asjad endale ette ära, me tahame siia sündida, siia perekonda, me tahame nii palju lapsi, me tahame sellist meest, kõik need asjad on ette planeeritud. Enne kui sa siia sünnid, sa hakkad tellima, see on nagu mingisugune wishlist või selline, et sa lähed kuhugi internetilehele ja hakkad siis, et ma tahan nii palju lapsi ja peentasandil kujundad nii-öelda oma karakteri. Just. Karakteri sa kujundad elu jooksul, aga vaata, sa tellid need asjad, sa lepid kokku, need stsenaariumid, sa lepid kokku oma emaga, oma isaga. Ja siis ma sain aru, et ma ise ju valisin need vanemad, ma ise valisin selle panga ja see, mis seal pankades juhtus, oli selleks, et ma liiguks edasi, see oli minu jaoks juba piisav, aga ma ei lahkunud seal omal soovil, vaata, ma ei tundnud, et ma pean nüüd minema, siis mulle öeldi mine. Aga sulle ei saa öelda mine, kui sa hästi, vaata hea heelega, et mine, Kristiina. Mulle öeldi nagu mine teistmoodi. Et kui me ei kuule oma südant, et nagu mine nüüd edasi, siis elu nagu annab meile nagu vastu takumikku natukene, et siis mine nagu niimoodi lenda. Lennates. Ühesõnaga sind lasti lahti mingi vale tõttu? Ei, ma läksin nagu, ei lastud mind lahti, lihtsalt valede põhjal ma rääkisin sulle, ma nagu läksingi ära. Okay. Aga pärast ma olin nii rõõmus, et see juhtus, kuna tänu sellele ma olen nüüd siin, kus ma olen vaata oma elus ja ma olen loonud selle mängu ja kõik muu. Oleks ma olnud seal edasi Swedbankis, midagi oleks juhtunud ju. Kui inimesel tekib näiteks, ma ei tea, 6-aastasena kõhuvähk, kas ta siis on selle ise valinud endale? No nii palju, kui ma nagu neid asju olen nagu uurinud ja rääkinud inimestega, kes nagu vaimselt on palju teadlikumad kui mina on ju, siis jah, kuna inimene tahab seda kogemust saada, me sünnime selleks, et saada kogemusi, uusi kogemusi. No väga raske on uskuda, et keegi tahaks 6-aastaselt ära surra. Aga ta tahab seda kogemust. Tema hing tahab seda kogemust. Miks raske? Sest mulle tundub, et see on niivõrd inimesesse kirjutatud, on elu tahe, et isegi, ma ei tea, inimesed, kes tahavad endalt elu võtta, siis viimasel hetkel ütleme, nad söövad tablette ja siis tuleb arst ja ütleb, et nii, ma teen sulle ühe süsti, sa jääd ellu või ma ei tee seda süsti, siis 99,9% inimestest ütleb, et ei, tee mulle süst, ma tahan elada. Et mulle ei tundu, et see, et kui keegi siia sünnib, siis tema esmane prioriteet on elada ja oma sugu jätkata. Jaa, aga igal ühel meist on vaata erinevad stsenaariumid. Ma kunagi ka olin hästi kurb, kui ma nägin, et keegi on haige ja nii. Ja me peamegi aitama teisi nii palju, kui me saame vaata. Aga tegelikult nagu igas ühes meis on see jõud olemas, et me ise saame ennast tervendada, kui me muudame midagi oma elus. Aga vaata, kui me ei muuda või kui see ongi meie õppetund, meie hinge õppetund, siis nii on. Aga järgmises elus see hing, see laps 6-aastane, sünnib ja tal on teine elu. Sest me sünnime ju kogu aeg.
see on okei. Kas see teooria siis on põhimõtteliselt mulle meeldib ka hästi vanakooli stoikude filosoofia, kus räägitakse ekstreemsest vastutustundest, et kõik on sinu valida, sinu teha. See, et kui sa lähed välja ja saad märjaks, sest vihma sajab, siis see on su enda süü, et sa ei võtnud vihmavarju kaasa, mitte see ei ole ilma süü või et sa ei saa nagu kiruda mingisuguseid väliseid faktoreid. Ja lihtsalt see nagu alati tuleb see ekstreemne näide mingisugust, kui rääkida üldse Jumala olemasolust ja siis miks Jumal lubab näiteks 6-aastasele lapsele vähi saada. Aga nüüd see teooria, et kõik inimene ise valib, et ma ei tea, kas seal on mingisugune seos stoikude filosoofiaga? Võimalik, ma ei ole uurinud seda nii palju. Vaata, sa räägid Jumalast, aga Jumal armastab meid kõiki ja ta lubab meil kogeda, mida meie tahame. Tema ei pane kätte ette meile. Ta armastab meid sellistena, nagu me oleme. Kui sa tahadki midagi teha, siis ta lubab sul seda teha. Kui sa tahad midagi halba teha, ta lubabki sul seda teha. Aga siis sina vastutad selle eest. Aga muidugi ma arvan, nagu Jumal, nagu vanemadki meil on ju, nad tahavad, et me teeks ikkagi ilusaid asju, häid asju on ju. Aga kui me teeme halba asju, siis nad ka armastavad meid on ju. Siis me saame karistada lihtsalt. No see ongi hästi filosoofiline küsimus, et kas siis üldse on olemas vaba tahe põhimõtteliselt, et kui sina sõidad autoga, sina teed endast kõik, et sa ei sõidaks välja, sa ei sõidaks kellele teisele sisse, aga keegi teine, mingi hull joob ennast täis ja sõidab sulle sisse, siis see on just kui tundub, et see on ju täiesti väline faktor. Aga sa ise oled selle valinud endale. Ja, nii on. Ja need avariid juhtuvadki tihti peale, mul on nagu tuttavatel olnud neid avariisid ja ma alati küsin, kas sa tead, miks see juhtus siin elus, aga inimesed üldse ei mõtle lihtsalt sellepärast, et see juht ei näinud, et mina tulen. No mis mõttes? Et mingi inimesel on elus midagi valesti. Sellepärast juhtuvad need avariid, et nüüd peatu, nüüd muuda midagi oma elus nüüd lõppude lõpuks. Et see on nagu märk. Tee midagi, muuda midagi. Kas ei leia, et vahepeal võib niimoodi ennast hulluks mõelda, kui igal sündmusel on tohutu spirituaalne tähendus? Ei ole kõikidel, vaata see selline negatiivne mingi, et sa satud avariisse. See ei ole iga päev ju, vaata. No, kui sul on mingi haigus, ütleme, siis loomulikult see on märk sellest, et sa ei piisavalt ei armasta ennast ja sa ei ole oma elus üldse omal kohal, vaata. Siis juhtuvad need haigused meil ju on ju. Ma ei tea, mul on hästi palju luumurde olnud, siis mul oli ükskord käsi kipsis, kui ma tegin seda sama podcasti ja siis üks nõid ütles mulle, et näed, see on märk sellest, et sa peaksid aja maha võtma. Ja siis või nagu mulle tundus, et see oli märk sellest, et ma lihtsalt kukkusin ja olin loll. No näed, see on just nii, et kui sa võtad seda hästi füüsiliselt, siis jah, vaata. Kui me võtame seda vaimselt, siis sa ei olnud loll, see oligi sinu kogemus. Ükski meie kogemus ei ole lollus, see on kogemus lihtsalt. Ta ei ole ei negatiivne, ei positiivne, neutraalne tegelikult. Meie ise inimestena ütleme, et see oli hea kogemus, see oli halb. On ju. Aga universumi mõttes on lihtsalt kogemus, on ju, nagu see vesi näiteks, lihtsalt vesi. Tal ei ole mingit maitset. Ja siis sina nagu ise otsustadki, et oli see nagu niisama, ma ei pööra sellele tähelepanu, et ma murdsin oma nagu luud, on ju. Või ma otsingi põhjust, miks. Mida universum tahab mulle öelda, mida mu keha tahab mulle öelda sellega, et mida ma peaksin tegema teisiti oma elus. Et seda enam ei juhtuks, mõistad? Et kui sa nagu ütled, mulle ükskõik, siis see võib jälle juhtuda, aga või veel hullemat midagi juhtuda. No ongi juhtunud uuesti. No võt. Aga ma ei ole nagu mõelnud sellele mingit suuremat tähendust. Ma arvan, et see juhtub inimesega, kes elab väga aktiivselt, et siis ta vahepeal lihtsalt midagi murrab kuskilt või kuskilt saab vigastada. Aga ma ei tea, ma usun muidugi seda, et jah, ükskõik mis asi juhtub, siis sellel ei ole mingisugust halba või head laengut juures, inimene annab sellele ise selle laengu ja enamasti aja jooksul see laeng alati muutub, et kui sinuga juhtub mingi jama, siis tol hetkel tundub see väga negatiivne, aastate pärast sa saad aru, et see oli positiivne, see oli õppetund. Et selles mõttes see hea ja halb on nagu hästi siuke kaduv nähtus. Ja,
kui me saame neid põhjuseid vaata kätte, siis me muutume teadlikumaks ja siis me juba oskame juhtida oma elu, nagu me ei ole nagu need marionetid, vaata kukkusin, siis ma kukkusin nii, sellepärast kukkusin, enam ma nii ei tee, nüüd ma teen nii. On olemas, kui keegi tahab uurida selle kohta, on olemas psühhosomaatika, paljud kliendid, kes käivad minu juures, nad ei tea, mis asi see on, aga ma räägin, et on olemas eesti keeles, vene keeles, inglise keeles, ka online tasuta psühhosomaatika, otsid, et näiteks, ma ei tea, Nohu, Liis Bourbeau, Louisa Hay on sellised hästi tuntud naised, välismaa sellised esoteerilised naised, nad on vist isegi läinud juba sellest elust. Nendel on kõik selgitused olemas, Nohu, sellepärast sa tunned seda, peavalus sellepärast, kondide, luude murdmed sellepärast. Sa vaatad, nii, kas seostub, ei seostu. Ja siis muudad oma mõtteid. Huvitav, kas sellele listile kuidagi ligi ei saa, mida ma siis enne sündimist valin, et mis minuga kõik juhtuma hakkab, et ma saaks nagu näha? Saab, kui sa saad nii sügavalt endaga kontakti, et sa saad seda meelde tuletada, aga ma ei tea, kas on selliseid inimesi, kindlasti on, aga juhtub, vaata nii mäng on selline, nagu sa räägid, et me mängime siin mänge, mäng on selline, et kustutatakse kõik sinu mälu, kui sa sünnid, sa ei mäleta. Vahel lapsed, kui nad on 3-4 aastast, nad mäletavad isegi midagi. Nad mäletavad, et tead emme, ma nägin sind rohelises kleidis, sa istusid issiga pargis, kui te kohtusite. Emme nagu ütleb, vau, et tõesti või. Ja laps, sellepärast, et ta oli hing ja siis ta nägi ja ta mäletab. Aga siis pärast me unustame need asjad. Et sündides. See laste eelmiste elude mäletamine on hästi huvitav teema ja seda on uuritud ka ja tõesti lapsed räägivad just kui mingisugust seosetut juttu enne seda, kui nad isegi seda mäletavad, et nad oleks rääkinud on ju mingi hästi-hästi varajastes staadiumites, kus nad räägivad, et küll mul on õed ja vennad, kuigi neil tegelikult võib-olla ei ole ja mingist täiesti teisest elust just kui räägivad. Aga kas see on siis lõputu ring, et inimene jääbki taas sündima? Nii palju kui mina, ma ei ole nii, see guru, ma ei ole kanaldaja, sellist asju tuleb nagu kanaldajatega rääkida, nendel on õpetajatega ühendus, nad saavad õpetajatega kontakti, on olemas need ülestõudsud meistrid, tead jah? Ei tea. Nagu Jeesus ja teised, et nemad on olemas, nad on praegu olemas siin maa peal, aga nad on peentasandil, nad on kõrgemates nagu tasanditel, me oleme siin nagu maa peal, nemad on seal üleval. Vot siis nemad, mis see küsimus oli? Et kas see lõputult uuesti sündima? Jaa, et siis nii palju kui mina aru saan, et me sünnime, aga mõned hinged, nemad lähevad sinna kõrgemasse tasandile, see 6, 5 tasand ja siis nad loovad seal peenkihades. Kas need tasandid on siis dimensioonid põhimõtteliselt? Et me oleme praegu 4, siis on olemas mingid hästi õnnetud planeedid, 3 dimensioon, kus on nagu õnnetud, ma ei tea, kes seal elavad, aga nad on hästi õnnetud. Et meil on selline veel 50-50, maa peal on 50-50, nii õnne kui muret ja see 5 dimensioon on siis nagu õnn ja tead, kõik on sõbrad, kõik armastavad üksteist, aga neil on peenkehad. Kes selle nagu teooria nii täpselt paika on pannud ja välja mõelnud? Kes see nagu teab mingid neid tasandi jutte ja kanaldajad, kellel on see, vaata channel, kanal, õpetajatega. Õpetajad neile räägivad, kuna õpetajad on seal üleval, siis nad räägivad nii, meil on siin nii, meil on siin nii. Ja ongi kõik. Tema saab selle info, räägibki sulle, nagu vaat see ilma teade. Ja selle nagu kogu selle süsteemi kohta muidugi hästi palju erinevaid teooriaid, et ma hiljuti lõikasin ühte klippi välja enda saatest Igor Volkega ja siis me rääkisime 1., 2., 3. astme tsivilisatsioonidest ja seal on nagu seotud üldse planeedi maa energiakasutusega, et mida rohkem fossiilkütuseid sa kasutad, seda väiksema astme tsivilisatsioon sa oled. Et see on nagu üks täiesti teistsugune teooria, mis põhineb mingisugusel, ma ei tea, energia kasutamisel enam-vähem. Aga kanaldajad siis räägivad hoopis teist juttu. Et seda peab küsima nende käest, seda küsimust. Kindlasti tuleb vastus. Kristiina, räägi, mida sa igapäevaselt teed? Kui sa üles ärkad, siis mis su tööks nüüd on? Praegu ma teen enamasti nagu kas mängu, inimestega mängin, paaridega või üks-ühele inimestega või teen nõustamisi, psühholoogilisi nõustamisi, tavaliselt individuaalseid. Siis ma teen kunstiteraapia seansse lastega 3+ ja nii edasi, täiskasvanutega.
ja siis ma teen reikiseanssi, ma olen reikimeister juba 3 aastat. Et need on niisugused põhiasjad, mis ma teen, aga kallistamisteraapiat ma teen ka, ma olen kallistamisteraapeut ka. Kallistamisterapeut? Pole elu sees kuulnud sellist ametimetust. See on siis niimoodi, et keegi tuleb sinu juurde ja saab sind kallistada? Jah. Mitte mind kallistama, vaid see inimene tahab kallistada. Ta tunneb läheduse puudust, et siis me kallistame ja räägime juttu ja muud asja. See kallistamine on hästi populaarne Ameerikas ja Inglismaal, kuna seal on hästi palju üksikuid inimesi. Seal on olemas isegi teenused, kus sa nagu käid kinos koos. Et sa nagu tellid sellist inimest, kui jää kinos, et olla kodus nagu ööd, kui sa kardad või sa oled nii üksi. Et see on hästi platooniline teenus, ei ole mingit seksuaalsed asja taga, mitte midagi. Kõik on nagu paigas, aga see on hästi populaarne seal välismaal. Aga meil ei ole nii populaarne. Ja ma kujutaks ette, et see on, ma ei tea, täiesti mingi Jaapani teema ka, et seal on hästi üksikud inimesed ja saad tellida endale mingisuguse girlfriend'i, kellega sa midagi ei tee otseselt ja kes ei ole nagu prostituut. On ju. Aga mina olen Ida-Euroopast pärit, minu arust olen kohe see, et näed Kristiina, kena naisterahvas, mingi pervert vaatab, et ma tahaksin kallistada, vaatab kallistamisterapeut, tulen sinna ja hakkan kallistama. Ei ole sul siukseid ebameeldivad juhtumid olnud? Õnneks pervertid ei leia minu juurde tööd, teed. Ei leia minu juurde teed, sellepärast, et me tõmbame enda juurde inimesi umbes sama ikkagi energiaga, sarnase energiaga. Et kui ma olen ikka ise selline positiivne ja sellise helge energiaga, valge energiaga, siis minu juurde tulevad ka sarnased inimesed, keda ma saan aidata. Et sellised perverdid nagu õnneks mitte. No seda ma täitsa usun, et kuidagi sa elus ikkagi tõmbad siuksed inimese, kellega, või isegi kui sa tõmbad mingi vale inimese ligi või satud temaga kuidagi kokku, siis te lihtsalt nagu ei klapi ja teil ei teki või midagi. Ta ei tule lihtsalt, ta jätab ära, ta nagu ei tule, midagi juhtub temaga, on nii palju juhtunud. Ja kui isegi juhtub, et tuleb, mul ei ole juhtunud, aga kui juhtubki, et inimene tuleb näiteks ja ma ei taha näiteks temaga kallistada, ma saan öelda ei, et vabandust, aga ma ei ole võimeline. Ongi kõik. Oleme ausad üksteisega, see on oluline, et sa jagad ju lähedust avatuna ja armastusega. Kui sa tunned, et sul on vastik, muidugi sa ju ei hakka tegema. No räägime sinu mängust ka nimega Armastuse meri, et ma saangi aru, et see on niimoodi, et ütleme, kui ma tulen sinu juurde, siis see on just kui teraapia vorm või selline, ma ei tea, kuidas see mäng välja näeb, et ma ei tea, kas see on küsimused või? Vaata, selle mängu ma lõin 2 aastat tagasi, natuke juba 2 aastat rohkem, 2+ aastat. Et näed, see on selline lauamäng. Siin on siis ka need eluprioriteedid eluvaldkonnast, millest me rääkisime siin, aga mäletad. Asjad hakkavad lendama. Näed, igal inimesel on elus mingid tähtsad eluvaldkonnad. No näiteks, mis sul on oluline praegu sinu elus? Millised eluvaldkonnad? No töö näiteks. Töö näiteks. No töö on näiteks siin, töö ja raha, naine sinises. Siis, peaaegu meil kõigidel vist on see teema, on ju, töö ja raha. Siis on see isiklik areng, siis on meil paarissuhted, meil on lapsed, meil on sõbrad, meil on sugupuu ja meil on kodu, millest me rääkisime ja värvikas elu, ehk siis hobid ja kõik muud asjad. No vot, inimene siis tuleb, tal on mingi küsimus. Hästi paljud käivad mängimas, et a la ei leia kaaslast, on üksi või on suhtes, aga midagi ei meeldi näiteks. Mõned tulevad, ei tea, kuidas tervisega midagi kaalub probleemid, mõnel on seksuaalsusega mingid hirmud ja kõikidel on omad mured. Siis inimene vaatab, et mis küsimus tal on. Veeretab täringut, vaatab, et nii, 2 ei sobi. Kui küsimus, kui number peab, et sa saaks mängu alustama, see täringu number peab olema 4, 5 või 6. Need 6, see tähendab seda, et see küsimus sobib. Sa lihtsalt veeretad seni kaua, kui tuleb see? No sa nii palju muudad oma küsimust, et tuleks sul hea number, et sa saaks siseneda. Et ütleme, et kui sa ütled, et nii, kuidas võtta 5 kilo maha? No näed, 3. See ei ole aktuaalne minu jaoks praegu. Oletame, Oota, aga mis see 3 tähendab siis? Et see on väike number. 4, 5, 6 on suured numbrid. Nüüd oletame, ma küsin, et oletame koos elamine. Näed, 6. Minu jaoks aktuaalne teema, ma sain 6, sellega ma saan mängima. Just. Okei. No just. Ütleme, ma tahan ka 2 kilo alla võtta enne suve, vaatame, kas on aktuaalne. Ei ole. Ei olegi. Sa oled sale, ilus sale.
Okei. Ja siis sa põhimõtteliselt sa küsid erinevaid küsimusi enda elu kohta ja siis kui see täring nagu ütleb, et hakka sellel teemal mängima. Sellega me siseneme mängu lihtsalt, kas küsimus on üldse aktuaalne. Siis ta valib siit mingi kaardi, no näiteks selle, paneb siis siia oma nupu, siin starti ju ei ole, näed, nagu tavaliselt mängudes. Alustab siit ja hakkabki veeretama ja siin on mingi küsimus, näiteks 6. Siis vaatan, ütlen talle, et siin on küsimus näiteks 6. Kas sa oled oma perekonna sugupuu koostanud? Küsin tema käest, et kas sa oled oma perekonna sugupuu koostanud, Taavet? Ei ole. Ei ole, no vot. Ja siis ta hakkab nagu siin käima, veeretab täringud ja käib. No näiteks 1. Näed, siin on tänulikkus. Siis ma ütlen talle, et kas te olete tänulik inimene, et näiteks ta vastab midagi. Siis ma palun tänage oma sugupuust kedagi inimest. Ja siis ta näiteks tänab, et ma tänan oma emat selle eest Ja nii edasi on teised käigud erinevad. Et läbides selle mängu tund-poolteist inimene läheb just sinna, kus tal on need sellised probleemsed kohad, mida ta ei näe nagu, mis segavad just tema seda soovi realiseerida. Vaata. Ma mõtlesin, mis see valdkond see on? Lapsed? Lapsed, ja just. Ja siis inimene näebki, et mis tal on nagu, oletame, et see kooselu on tal probleemid. See on armuksed. Need on sõbrannad. Ta käib näiteks siin kuskil sugupus, ta käib näiteks lastele. Me saamegi aru, et see kooselu probleemid on seotud näiteks tema vanematega, et kuna tal ei ole head suhted, näiteks on mingid, ta on solvunud näiteks isa peale või ema peale ja nii edasi, ükskõik mida. Ta näiteks kardab saada lapsi, näiteks, siis me räägime, mis hirmud näiteks tal on. Ja kõik need asjad arutame läbi ja siis lõpuks ta on juba enesekindlam, vabam, rõõmsam ja ta saabki aru nii, et mul on seda vaja teha, et ma saaks kooselu luua. Et nagu see. Ja sa ütled, et kõige suuremad küsimused on siis need, kuidas leida paariline ja kuidas kaalust alla võtta. Paariline on hästi populaarne ja siin on vaata ka veel need armastuse keeled, kuna see on armastuse meri, näed, siin on südamed, siis inimene käib nendel südametel ja ta saab teada, mis on tema jaoks armastus. Sest et paljud meist ei tea, ma küsin, et kuidas sa ennast armastad, Taavet? Kuidas mina ennast armastan? Ja iga päev, mis sa teed enda jaoks? Käin saunas näiteks. See on minu enesearmastus. Jaa, aga veel? Veel. Söön. Nii. See on ka kõik kehaga seotud. Saun ja see on selline keha. Vaata, no tegelikult söön on see teenindamine. On olemas need 5 armastuse keelt, see on see tuntud raamat, tead see Gary Chapman. Et puudutused, kõik me tahame olla puudutatud, on ju? See on hästi oluline osa, paljudel on puudus selles. Alati, kui ma küsin, kas sa puudutad ennast sellel inimesel, siis ütleb, et ei, ma pesen pead ja ma panen kreemi peale, see on kõik. Aga sellest on ilmselgelt vähe, kui sa oled üksi. Et noh, see ei ole piisavalt, et sa mis nagu siis mõtled, sa peaks ikkagi ennast nagu käepüksi panema? Ei, see on teine pool sellest asjast, see ei ole see, aga et ma räägin inimestele, et puuduta siis lihtsalt oma nagu masseeri oma peopesa või nagu puuduta oma keha või tee endale pai. See on oluline, puudutada ennast. Tead, ma just täna käisin saunas, spaas ja siis ma märkasin, et ma kogu aeg ennast seal saunas puudutan. Kui hästi kuumaks läheb, siis ma hakkan nagu hõõruma ennast niimoodi. Just. Igalt poolt. See on see puudutus. Siis on olemas kingitused, siis on olemas tunnustussõnad, et me tahame kuulda, et sa oled supermees, sa oled parim armuke, ma armastan sind üle kõige, mul on sinuga nii hea ja nii edasi, komplimendid. Et kas me räägime iseendale neid komplimente, paljud ei räägi. Ja siis nad ongi kurjad, nad teistele ka ei räägi, kuna nad endale ei räägi, aga kui me endale ei räägi, kui me ennast ei väärtusta ja armasta, siis keegi ei saa peegeldada meile seda. Kui sa arvad enda kohta nagu peeglisse vaatad, oi, ma olen nii vana, nii kole, no näiteks, on ju, et siis mida sulle peegeldab maailm? Mitte midagi, maailm on vait, et mitte sind häirida, on ju parimal juhul. Aga kui sa ütled endale, oi, võt, kui ilus naine, võt, kui sa oled mees, sa oled, Taavet, et sa oled ju üle kõige siin on ju, ja nii, ja siis sa oled enesekindel ja sa aina paremini ennast tunned, kui sa räägid endale midagi. Ma armastan sind. See on nagu heas mõttes, see ei ole nagu selline nartsissism, nagu on ju. Ma hakkan seda iga hommik tegema nüüd endale peeglis. Aga sellega ma olen nõus, et mulle tundub, et sa peaksid olema
et tegelikult, kui me hästi, ütleme, ekstreemse ratsionaalsusega suhtume maailma, siis mitte kedagi ei koti sinu elu. Sa võid mõelda, et oi, issand jumal, minu vanemad hoolitsevad ja neid huvitab, aga okei, neid huvitab võib-olla natuke rohkem kui tavalist inimest, aga tegelikult oled sina ainult iseenda parim sõber. Nagu sinu heaolu on sinu number 1 prioriteet, et siis sa pead endaga sõber olema. Kuigi see nartsissism on teine asi, et nagu enesekriitilisus peaks säilima, et kui sa ikkagi oled, ma ei tea, 20 kilo ülekaalus ja siis sa lähed peegli, et kiidad ennast, siis sa oled nagu läinud. No kuidas sa suhtud? Ja kui meil on partner, vaata selline südamelähedane partner, keda me armastame, kes meid armastab, siis temaga on ka võimalik vaata see selline hea suhe, millest sa rääkisid, et sa oled nagu endaga sõber ja sa oled selle paarilisega ka sõber. Aga ma olen enda kõige suurem kriitik. Selles mõttes, mitte keegi ei oska mind niimoodi kritiseerida, nagu ma ise oskan, et siis ma kritiseerin ka enda partnerit niimoodi. No see on natuke halb, vaata, see kriitik on see vanem meie sees on 3 isiksust, vaata, meie laps, sisemine laps, kes on selline tahaks mängida, tahaks jäätist, tahaks nagu sauna, tahaks nagu midagi mõnusat, siis on olemas see täiskasvanu, kes on selline, kes vastutab. Nii, nüüd ma lähen tööle, nüüd on see, et selline. Ja siis on see vanem, kes kritiseerib, miks sa seda ei tee, miks sa seda ei tee, tee seda. Ja võiks ikkagi olla tasakaalus need asjad, et kui sa näed, et see vanem kritiseerib, siis võta see vähemaks. Et jaa, väga hea, aga ma siin tean ise, mis ma teen, et kõik on hästi. Et neid asju tuleb, hästi oluline on siis sisemine laps ka nagu endas äratada üles, sest paljudel on, vaata see nägu on nagu kuri paljudel vaata tänavatel, sellepärast, et see sisemine laps on seal nagu kuskil seal tead nurgas, kas magab või seisab, et see rõõm on tema sees, meie lapse sees. Ja selles mängus ta saab ka läbi laulu, läbi tantsimise, erinevad teised sellised kealised praktikad, ta saab selle lapse vabamaks sealt siis nagu välja, saab nagu kontakti sammukese tema juurde. Sest et hästi paljudel on laps nagu solvanud, et me ei pane teda tähele ja ta on seal üksi ja ta kardab, et enamus hirmu ongi need, mis et meie sisemine laps kardab midagi teha, et me peame toetama teda. Peame ise ennast kogu aeg toetama. Kui ise ei saa, siis tuleb minna psühholoogi juurde või nagu tullagi mängima või minna loodusesse jumalaga nagu küsida abi õpetajatelt. Igal ühel meist on kaitseingel, et temaga rääkida, et meil on hästi palju nagu olendeid, kes aitavad meid igapäevaselt. Kes need olendid on? No nagu ma ütlesin sulle, et kõrgem mina, kes meiega on elust ellu kogu aeg kaasas, et temaga kontakti saab ka, kui sa nagu arened, tuledki mängima, saad kontakti oma kõrge minaga, siis on olemas õpetajad, kes nagu kogu aeg aitavad, ainult pöördu nende poole, et palun nagu südame, lihtsalt ole nagu selline tead nagu sellisesse, mitte et nagu keegi peab sulle midagi andma, aga lihtsalt, et palu, et mul on vaja abi, et juhtimist, et siis sind aidatakse. Aga ole avatud, et see ei pruugi olla nii, nagu sina tahad, et sa tahad korterit Lasnamäel näiteks, aga see ei pruugi olla sinu jaoks üldse hea. See sinu ego tahab, näiteks, Lasnamäelgi ei ole hea mõte Viimsis, sa tahad korterit Viimsis, aga võib-olla sinu hing tahab just Koplis korterit ja siis saadki seal mõne hea korteri. Võt see nagu lasta vabaks ja usaldada seda universumit, kui sa tahadki nüüd seda, siis ütle, jaa, ma nüüd usaldan, et ma tahan, et näita mulle, kuidas ma nüüd teen, kuidas ma nüüd lähen. Ja siis teedki nii. Kuulad oma südant. Aga see on raske, südant tuleb avada, kuna paljudel on see nagu surutud, emotsioonid on alla surutud ja ei saa nagu tunnetada, mis sa tahad, tegelikke soove. Aga ma alati räägin, et kui inimesed nagu näiteks tulevad mängima, nad ei tea, ma nagu küsin, et mis sa soovid, mis sa tahad. Ja hästi paljud ütlevad nagu eestlased, ka venelased, et ma ei tea. Siis ma ütlen talle, et proovi teha nii, kui sa oled kodus, et ärkada hommikul, küsi enda käest, mida sa soovid, Taavet, mida sa soovid, Kristiina. Ja niimoodi kogu aeg küsi, mida sa soovid süüa, mida sa soovid nüüd teha ja nii, mida sa tahad selga panna. Ja niimoodi, mida rohkem sa küsid enda käest, mida sa soovid, siis sa saad endaga paremat kontakti ja siis läheb südaga lahti ja soovid tulevad lahti ja siis me hakkame minema nagu oma teed, mitte seda ühiskonna teed, et kõigil peab olema 2 last, mersu ja ma ei tea veel seal selline korter ja töö pangas või ma ei tea kus veel. Et igal ühel meist on oma tee.
ja me oleme siis õnnelikud, kui me lähme oma teed. Selle jaoks ei ole vaja palju raha ega midagi, tead. Et noh, peaasi, et tervis on olemas ja meel on nagu selge ja et kontakt on olemas iseendaga, et see on oluline. Ja et sõbrad on olemas ja kaaslane, ma arvan, et see on oluline. Suhted. Kristiina, ma küsin lõpetuseks, kas sa kunagi panka veel lähed tööle? Ei lähe. Ei lähe kindlalt? Ei lähe. Ei. Sinna ussivesse tagasi. Oma panka ka ei loo, ei. Ma ei ütleks, et see on ussipesa, aga see on nagu olnud minu jaoks suur kogemus, on ju, kuna see ei ole lihtne, et kui sa tahad sinna minna, siis proovi mine, saad oma kogemuse, aga see on hästi selline reglamenteeritud koht, kus vabadust ei ole nii palju. Et kui sa töötad iseendaga, sul on mingi oma tiim, on ju, oma kokkulepet, ma arvan, et see on palju parem kui mingi suur ettevõte. Just. No selge, igatahes suur tänu sulle, et tulid ja siis loodame, et kõik hakkavad enda südame häält kuulama. Ja siis jah, kinkekaart sinu juurde läheb loosi. Mis on teie lemmikmängijad? Ja. 6 kuu jooksul saab tulla siis mängima minu juurde ja saab ka online mängida, äkki see inimene elab kuskil mujal, saab ka online mängida minuga, see ei ole üldse probleem. No super, aitäh sulle. Aitäh sulle. Eesti Esu.